Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darašenka ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil on. Vaatame, mis on Ameerika aktsiaturu hetkel hinnang, kasumid ja kapitalisatsioon. Räägime ka uutest tippudest, et eelmine nädal meil S&P 500 saavutas uut kõigi aegade kõrgemat tippu, all time high inglise keeles. Siis teeme väikse IPO turu ülevaade. Vaatame, kuidas seal teine kvartal läks. Siis räägime uudistest versus tehniline analüüs, et siin ma nägin ühe huvitava artikli, mis pani mind natukene naeratuse näo peale, siis mõtlesin, et jagan ka teiega oma mõtted uudiste kohta. Ja siis mõned huvitavad kvartaaltulemused eelmisest nädalas, FactSet, Micron ja Nike avaldasid oma tulemust, et vaatame neid üle. Ja siis paar aktsiat täna tulevad ka tehnilise fundamentaalse analüüsi plokis, et need ma sain teie kommentaaridest, et suur tänu teile huvitavate kommentaaride eest, muidugi ka likeide eest. Ja kommentaaridest siis sooviti kaks sellist nagu aktsiat, mida üle vaadata, mis me täna ka teeme siis. Ja aktsiate tehnilise analüüsi plokis siis vaatame, mis kauplemisidеed mul selleks nädalaks on või kuidas läksid siis eelmise nädala kauplemisidеed mõned. Enne kui me alustame, siis veel info neile, kes on liitunud tasulise YouTube'i kanaliga, kus me siis nädalas kaks korda vaatame, kuidas turul läheb, et see kanal on mõeldud just nendele, kes on rohkem huvitatud sellest nagu aktiivsemas kauplemises, aktiivsemini jälgib aktsiaturu ja tahab minult saada ka sellised update'id ka nädala sees. et see nädal meil siis kanalis toimuvad otseülekanded teisipäeval, teeme kell 8 ja neljapäeval teeme veits varem, see nädal kell 7, kuna reedel meil on tegelikult Ameerikas iseseisvuspäev, Independence Day, et aktsiaturg on siis suletud, aga neljapäeval on ka lühendatud kauplemispäev, ehk siis turg sulgeb kell 8 ja siis me viimast tundi aktsiaturul see nädal siis veedame koos ehk siis teen striimisel ajal. nii, alustame siis turu üldiste teemadega ja kõigepealt vaatame üle, mis huvitavat majandusuudist meil oli eelmine nädal. Siin meil tuli skp andmed, kolmas hinnang ja siin me saime isegi natukene rohkem sügavama sellise nagu majanduslanguse kahanemise või majanduse kahanemise, kui oli esialgselt oli raporteeritud majandus kahanes -0,2% esimeses kvartalis ja tegelikult siis üle vaadati ja siis nüüd see number on -0,5. Noh, hetkel turg sellele väga palju ei reageeri, kuna juba siis teiseks kvartaliks prognoositakse, et majanduskasv ilusti taastub, et see on selline nagu ajutine asi. Ja siis reedel meil oli PC prices ehk sellise nagu Federal Reserve'i lemmik inflatsiooniindikaator. siin ta vastas enamasti ootustele, et see core tuli natukene kõrgem, aga ka põhimõtteliselt turg sellele väga palju ei reageerinud ja kui vaatame graafikutega PC inflatsiooni, noh, siin me näeme, et ta on meil tegelikult, võib öelda, et 2024 algusest juba siin teine aasta juba stabiliseerunud siin 2-3% vahel. no ilmselt Federal Reserve'i jaoks, miks nad ei taha intressimäära langetada, et see on endiselt kõrge, et nad tahavad ilmselt, et oleks nagu meil varem oli 2 ja võib-olla vähem, 1-2 vahel. et ilmselt siis kardetakse, et kui ta ikkagi nii kõrgel, siis kui intressimäära liiga vara langetada, siis ta võib hakata uuesti kasvama ja seetõttu siis üritatakse hetkel veel intressimäära kõrgemal tasemel hoida. Ja nüüd viimane kuu jah, me näeme, et siis aastaselt ta natukene kiirenes, et kui no oli küll siin väga väike 0,1, aga aastane siis 2,3% veidi kiirenes. ja kui vaadata PC ja PC Core, sellist nagu Core on siis meil peamine ilma toiduta ja kütuseta,
Et me näeme, et core hetkel isegi on nagu kõrgemal tasemel kui üldine inflatsioon. ehk siis toit ja kütus annavad isegi natukene rohkem odavnesid kui teised asjad, et ilmselt noh, kõige rohkem võib-olla mõjutas isegi nafta hinna langus siin seda. Äh, ja lähme edasi, vaatamegi siis täna, kuidas Ameerika aktsiaturg on hetkel hinnastatud ja mis tootlust võiks oodata, et kui osta nii kallid aktsiad, nagu nad hetkel on. ja noh, miks nad on kallid, et siin on esimene graafik, kus me näeme, meil on välja toodud S&P 500 KP ratio. KP, see on cyclically adjusted P ratio, põhimõtteliselt selline nagu tsüklidega korrigeeritud kasumi ja hinna suhe. Ja kui me seda vaatame, kus tasemel me hetkel oleme, 35,19, me näeme, et see on tegelikult ajalooliselt suht kõrge tase, et keskmine siin on välja toodud umbes 19. Ja siin ülekõrgeks ta läks siis, kui meil oli selline nagu tekkmull aastal 2000. Ja siis põhimõtteliselt siin alates kuskil 2020 meil tekkis esimene selline nagu mullike, et ei olnud nii suur, nagu oli Tecmuli ajal, aga endiselt me näeme, et siin valuatsioonid olid üsna kõrged, siis 2022 korrektsiooni ajal me näeme, et need veidi normaliseeritud, aga aktsiad ka nagu väga odavaks selles mõttes nagu ei läinud. ja nüüd kaupleme uuesti siin nagu tippude juures. et noh, see näitab meile, et ajalooliselt või ajalooga võrreldes aktsiad on või S&P 500 indeks tervikuna on hetkel üsna kallis ja headustukohad tekivad tavaliselt siis, kui selles toimub mingisugune korrektsioon ehk ta läheb madalamale. ja kui osta hetkel siis aktsiaid, et mis tootlust võiks oodata, et siin on huvitav graafik, mis näitab meil seost, et sellesama KP ratio ja tuleviku tootluse vahel. ja siin on need KP ratio'd lahti löödud nii-öelda erinevate vahemikutesse ja noh, siin me näeme, et parema tootluse saab siis, kui osta aktsiaid, siis kui nende KP ratio on kuskil 9 kuni 19 kümneni, 11 kümneni. Või siis põhimõtteliselt siin on see kuskil 12, noh, siin on kuskil madalamad, põhimõtteliselt kui kuskil siin tasemel osta, siis on kõige parem tootlus. aga hetkel meil on 35 ja põhimõtteliselt tähendab seda, et oleme siin kohas ja me näeme, et kui osta kõige kõrgemate valuatsioonidega aktsiad, siis tegelikult tuleviku tootlus võibki olla väga madal tegelikult. noh, see kõik on nagu lihtsasti selgitatav ka, et kui meil turg on nagu langenud ja osta seda kuskil põhjas väga odava hinnanguga, siis tegelikult saab päris head tootlust. kui aga osta siis aktsiad siis, kui nad on juba palju tõusnud, väga kallid, siis noh, võib-olla natukene veel saavad kallimaks minna, aga enamikul juhtudel isegi võib-olla tuleb korrektsioon ja siis uuesti hind taastub ja siis pika aja pärast, ostes nagu kallilt, saab väga halva tootluse võrreldes sellega, et kui osta põhjast. et see graafik põhimõtteliselt näitab meil seda. kui vaadata natukene teise meetriku, et siin on põhimõtteliselt ka sarnane price to peak earnings ratio ehk ta ei ole nagu tsükliga korrigeeritud, et tavaline võib öelda selline nagu hinna-kasumi suhe, siis siin me näeme ka tegelikult, et ajalooliselt oleme suht kõrgel tasemel, et siin jällegi paistab silma see 90ndate lõpus, 2000 alguses tekkmull, 29,3 oli see ratio, aga ka siin peale koroonat see läinud üsna kõrgele, 25 ja hetkel tegelikult ka kaupleb nii kõrgel tasemel ja keskmine see on umbes kuskil 17,2, et jällegi oleme keskmisest ka üsna kõrgel tasemel. Ja miks siis aktsia indeks nagu ei kuku, vaid jätkabki kasvu, et tegelikult siin see graafik, mis näitab meile operatsioonilist kasumi aktsia kohta S&P 500 indeksis,
trailing 12 months ehk siis siin võetakse jooksva ühe kuu andmeid, siis siin on näha tegelikult väga hästi näha, kuidas siis tegelikult S&P 500 indeks sõltub sellest, kui palju firmad teenivad kasumit. Äh, hetkel, miks aktsiaturg on nagu kallis, me näeme, et noh, meil on siin olnud selline nagu kasumide kasv ja see tume joon näitab meile, et mis on selline nagu ootus. Ehk tegelikult meil on juba siin alates 2022 kasumid on tõusnud iga kvartal ja endiselt oodatakse ka edasist kasvu. Samas, miks meil oli siin korrektsioon 2021, 2022, see oligi meil just seetõttu, et siin kasumid hakkasid aeglustama ja koroona ajal oli kukkumine seetõttu, et siin kasumid vähenesid. Ja 2015, 16 oli selline nagu nõrk aktsiaturg just seetõttu, et siin kasumid langesid, et see ongi tegelikult selline nagu noh, trigger või põhjus, et miks aktsiaturg hakkab kukkuma ja mõtlesin, vastates küsimusele võib-olla, et millal turg hakkab nii kõrgedest valuatsioonidest siis kukkuma, see juhtubki siis, kui tegelikult kasumid hakkavad langema, et noh, kui siin analüütikud eksivad, nad hakkavad siin langema, siis hakkab varem aktsiaturg langema, aga hetkel jah, ennustatakse endiselt, et nad hakkavad tõusma. Ja miks meil tekivad sellised nagu siis kõrged valuatsioonid? No just seetõttu, et turg ei näe need kukkumised enne, kui nad juhtuvad, et tegelikult siin koroona ajal hakkasid meil kasumid taastuma ja siis siin ilmselt prognoosid olid niimoodi, et läheb niimoodi ja siis aktsia hind juba arvestab sellega, et ta kõigepealt kasvab koos hinnaga, koos selle kasvumitega ja siis hakkab ennustama, et nad jätkavad tõusu ja siis tõusebki palju kõrgemale ja siis meil tekib selline kõrge kasumi ja hinna suhe ja siis, kui hakkavad kasumid aeglustama, siis tegelikult tulebki ka suurem korrektsioon, sest aktsiahinnad on nagu ülehinnatud ja siis esiteks see ratio normaliseerub, teiseks ka kasumid langevad. Et noh, ilmselt siis tulevikus midagi ei muutu, et siis analüütikud alati ennustavad, et kasvab, 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 nad kunagi ei ennusta langust, et seetõttu see alati tuleb põhimõtteliselt üllatusena, aga kui kasumid hakkavadki aeglustama, siis põhimõtteliselt me näeme järgmist suurt korrektsiooni S&P 500 indeksis ja koos sellega tegelikult aktsia hinnad kukuvad kiiremini kui kasumid kukuvad ja siis me saame sellist nagu ratio normaliseerimist ka näha. Rääkides veel kasumitest, et kellel kasumid kasvavad kõige rohkem või kasvasid kõige rohkem, need on tegelikult kõige rohkem sellised nagu Magnificent Seven aktsiad. Siin me näeme, et 2023 Magnificent Seven aktsiatel kasumid kasvasid 35%, samas kui ülejäänutel aktsiatel S&P 943, põhimõtteliselt kõik ülejäänud aktsiad selles indeksis nende kasumid üldse kahanesid -4%, siis 2024 jällegi meil Magnificent Seven aktsiate kasumid kasvasid palju kiiremini kui ülejäänud turgu, aga juba selleks järgmiseks aastaks ennustatakse, et no, see vahe hakkab vähenema ja siis noh, see aasta veel Magnificent Seven teenivad või nende kasumid kasvavad kiiremini, ülejäänud firmade kasumid ka, aga siis juba järgmine aasta ülejäänud firmade kasumid hakkavad ka veits kiiremini kasvama, aga ikkagi siin Magnificent Seven endiselt peaks ületama sellise kõrgema kasvuga. Ja kui me vaatame siis 10 suurimat firmat S&P 500 indeksis, mis on nagu nende kasumite osakaal indeksis, ehk põhimõtteliselt 30% kogu S&P 500 kasumist tuleb siis 10 suurimatest firmadest, mis on selles indeksis. Ja seetõttu need firmad ongi suure kontsentratsiooniga selles indeksis, et nende põhimõtteliselt turukapitalisatsioon on isegi kõrgem kui nende kasumite osakaal, ehk siin on juba 38% tasemele. Nii et jah, see, et need firmad omavad nii suurt osakaalu S&P 500 indeksis, ei ole ka selline nagu juhuslik, vaid see tegelikult nagu alati aktsiahinnad ka sõltub siis kasumitest. Ja Ameerika aktsiaturg tervikuna, et see on kõige suurem aktsiaturg maailmas ja seda me näeme siis parempoolsest graafikust. Me näeme, et Ameerika aktsiaturg jõudis juba peaaegu 64 triljoni turukapitalisatsioonini. Et siin me näeme, kuidas see on ajaliselt arenenud
et siin just peale 2020 see oli kuskil veel 30 triljonit tasemel ja sellest ajast on põhimõtteliselt aktsiaturg kahekordistunud. Ja siin me näeme, et noh, miks mina kauplen just Ameerika turul kõige rohkem, vaatame Ameerika turgu, noh, sest see on kõige suurem maailmas, kõige likviidsem maailmas. Et järgmine on siin DM Europe, et põhimõtteliselt need on kõik Euroopa arenenud riigid, siin on need välja toodud eraldi ka, UK, France, Germany ehk Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, et nad on siin ka eraldi välja toodud, kui need kokku võtta ka, et siis me näeme, noh, nad on siin moodustavad peaaegu 20 triljonit, et üks kolmandik kogu turust Ameerikas ja siis Hiina ja Hongkong siin tulevad järgmisena. Nii et jah, Ameerika aktsiaturg endiselt kõige suurem ja nagu siin me näeme, et tegelikult väga suurt alternatiivi maailmas ei ole, kuhu investeerida peale Ameerikat, et kui räägitakse, et Ameerika turg crashib, et dollarit kellelgi ei ole vaja, et noh, kui vaatad seda graafikut, siis tekib küsimus, et kuhu see kõik 64 triljoni siis läheb, et isegi siin ei ole kuskile kohta, kuhu minna. Mingit alternatiivi ei ole, seetõttu jah, sellist nagu noh, paanitsevaid võib-olla neid pealkirju, et dollariga on kõik, Ameerika aktsiaturg on kõik, et need on alati sellised ülevõimendatud ja kui vaadata reaalsust, siis selgelt näha, et vähemalt äh, lähemase 10 aasta jooksul kindlasti siin ei ole mingit alternatiivi Ameerika aktsiaturule. Nii, lähme nüüd järgmise teema juurde. Järgmiseks teemaks meil on uued tipud, et eelmine nädal meil S&P 500 jõudis uute tippudeni ja siin tuli ka kohe selline nagu huvitav statistika, et nii S&P kui NASDAQ tegelikult ka jõudis oma tippudeni ja siin on välja toodud selline statistika, et mis juhtub, kui NASDAQ 100 rallib siis sellisest nagu langusest –20%, et tal on siis selline nagu drawdown 20%, siis ta jõuab ühe aasta kõige kõrgema äh, punktini ja seda kõige siis 3 kuuga, et mis siis juhtub, mis saab või mis sai nagu varem, kui sellised asjad juhtusid. Et siin me näeme välja toodud tegelikult neid olukordi olnud palju, 91, 98, siis 2003, 9, 20 ja 23. Ja siis viimane meil siis juhtus siis juunis eelmine nädal. Ja siin on välja toodud tegelikult see, mis on siin välja toodud, väga huvitav, et me näeme kõik need korrad, siin rohelised jooned, kui see on juhtunud, siis tegelikult peale seda turg siin ikkagi jätkas tõusu, et põhimõtteliselt see oli selline nagu tugev impulss, et turg jätkaks tõusu, et põhimõtteliselt kõik olukorrad siin me näeme ka tabeliga, noh, lühiajalises perspektiivis kuni 2 nädalat, seal võib volatiilsus kõikumine olla, et tulemus võib olla suht juhuslik, aga kui me vaatame pikemat pilti ühest kuust ja kuni siis ühe aastani perspektiivis, siis me näeme, et siin igal pool on sellised nagu tugevad tootlused. nii et jah, et see olukord meil on juhtunud siin, siis tegelikult see viitab meil selle, et siis turg, nagu me nägime, nagunii kallis, et võib selle statistika järgi minna veelgi kallimaks ja veelgi rohkem tõusta ja noh, see tõus võib olla kesta päris pikalt, et nagu me siin varasematest juhtudest näeme. Veel, kui rääkida uutest tippudest, siis me näeme, et see aasta tegelikult see oli juba 4. all-time high, mis aktsiaindeks saavutas. Noh, võrreldes ajalooga jällegi me näeme, et ei ole väga palju, et siis kui on tugev tõusev turg, et siin näiteks aastast 2013 meil oli üsna hea aeg, et indeks iga aasta näitas päris mitu, siin isegi 70 uut tippu. Siin 85, 99 oli selline hea aeg ja 57, 67. Ja siis me näeme, et siin on tegelikult peale sellist nagu head tõusu, siis turul tekib mingisugune langus ja siis ta üsna kaua ei saa uue tipuni tõusta, et siin me näeme sellised nagu augud, et mõned aastad, kus ei olnudki tippusid siin 70-ndates, siis kui need Nifty 50-ga aktsiad langesid, siis peale Tech-Mooli tegelikult oli päris suur korrektsioon, et NASDAQ jõudis samade tippudeni tasemeni, mis oli aastal 2000,
palju-palju hiljem, ja siis, kui hakkas jõudma, siis tuli ka finantskriis üle maailma, et siis jällegi meil siin peale finantskriisi oli nii suur kukkumine, et siin me näeme, et mitu aastat hind ei suutnud taastada samale kõrgele tasemele ja alates 2013 hakkas uued tipud tegema. Et siin me tegelikult näeme ka, et vahepeal meil oli 2023 ilma tippudeta ja see aasta on ka tegelikult noh, suht nõrk hetkel tippudega, aga kui see eelmisel slaidil olev statistika peab paiku, siis siit me peaks nägema selliste tippude arvu kasvu ka. Mis on veel huvitav, et sellise nagu läbimurdmisele all-time high's tasemele siin on välja toodud ka selline graaf, mis näitab, et vähem aktsiad jõuavad ka oma all-time high tasemele S&P 500 indeksis võrreldes ajalooga, et siin me näeme, et hetkel siis S&P 500 saavutas siis kõige ägeda kõrgemat tipu ja alas 22 aktsiat sellest indeksis tegid ka sama asja. varasemalt, kui me näeme sellist 2024, 20, 13, 98, siin on välja toodud et just need perioodid, kus indeksid hakkasidki tegema siis sellised nagu uued tipud, et siis neid aktsiaid oli palju rohkem tegelikult. noh, üheks põhjuseks ongi see tegelikult seesama suur kontsentratsioon, mis hetkel turul on, me nägime, et seal suuremad firmad omavad sellist nagu suuremat kaalu indeksis, et kui need tõusevad, siis indeks ka koos nendega jõuabki tipuni, et põhimõtteliselt siin meil isegi piisaks 7 aktsiast, et indeks teeks kõige aegade kõrge tipu, nii et 22 on isegi sellise nagu vaatega isegi võib-olla palju, aga võrreldes ajalooga jah, vähem. aga selles mõttes ei ole ka väga nagu suur murekoht, kui vaadata, mis on siin allpool ka kirjutatud, et tegelikult 83 aktsiat on lisaks veel alles 50% kaugusel oma all-time high'st ja 146 aktsiat on 10% kaugusel sellest. ehk tegelikult, kui turg jätkab tõusu, siis väga kiiresti ka rohkem aktsiaid jõuavad ka kõigi aegade oma tippude juurde. Nii, lähme edasi ja vaatame IPO turu teise kvartali väikest ülevaadet. Ja mis on huvitav, et kuigi turg on hetkel üsna kallis, sellist nagu noh, mullistamist tugevat turul veel ei ole näha. ja seda meil näitab ka selline nagu IPO turg, et tavaliselt, kui turul on liiga suur või selline positiivne taust olemas, siis tegelikult see on kõige parem aeg teha IPO-d, et uued aktsiad turule tuua, sest seal on suur nõudlus, kõik tahavad osta, vanad aktsiad on juba tõusnud, kõik tahavad uued aktsiad osta, mis teevad IPO-d ja siis seal on suur nõudlus, suur tehingute käive, palju firmasid teevad IPO-sid, nagu meil oli peale koroonat, et siin me näeme graafikul, siin alates 95 me näeme miljardites palju on tõstetud siis IPO-dega ja allpool on siis tükiliselt, et me näeme, et siin oli väga suur buum 2020, siin tükiliselt ei olnud küll nii palju, aga mahuliselt siin oli väga palju tõstetud, et kui koroonast indeks näitas väga tugevat tõusu, siis seal kasutasid ära need uued firmad seda võimalust ja siis väga palju aktsiaid pakuti. et enne seda nii suur aktiivsus me näeme, et siis tehingute arvult ka oli siis, kui oli tech-mull, et siis igasugused tech-firmad seal tegid IPO, nende vastu oli suur nõudlus. ja siin mahuliselt, kuigi mahuliselt oli isegi siin ka suht palju, aga võrreldes selle ühe aastaga siin ei olnud nii tugevat tippu. ja siis, kui meil mull lõhkeb, turul tekib rohkem sellist nagu negatiivset, siis IPO-d üldse keegi ei taha osta, et siis me näeme peale Tecmuli lõhkemist 2000 siin praktiliselt IPO-d ei olnud, peale ülemaailmset finantskriisi 2009 praktiliselt IPO-sid ei olnud. ja siis 2022 tegelikult, kui turg hakkas langema, siis me ka näeme, et IPO aktiivsus suht palju vähenes. Nüüd peale seda meil on väike taastumine siin olnud nii mahuliselt kui ka tükiliselt isegi seda taastumisega raske nimetada, et me näeme, et eelmised korrad, no see keskmine tehingute arv on ajalooliselt on nagu natukene kõrgemal tasemel. ja ka mahuliselt me näeme, et sellisest nagu keskmisest tasemest oleme ikkagi veel madalal. nii et jah, IPO turul hetkel sellist nagu noh, pidutsemist ja suurt eufooriat ei ole. kuigi just nagu teises kvartalis hakkas selline nagu elavnemine IPO turul tulema, me nägime just siin
Circle IPO-d, mis suht head tõusu näitas ja üldse me näeme, et keskmiselt aktsiad hakkasid näitama, IPO-aktsiad hakkasid näitama suht tugevat sellist 60% tootlust peale IPO-d, mis võib tegelikult meelitada nüüd järgmistel kvartalitel, kui seal turul midagi ei juhtu, rohkem investoreid siia turule. Üldse siis oli 42 IPO-d, mis tõstsid 7 miljardit ja mis siin veel huvitavat, et noh, kui vaadata siis kvartaalselt, me näeme, et 2022 oligi väga väike siin aktiivsus ja sellest ajast alates siin tehingute arv kasvab summaliselt põhimõtteliselt jääme samal tasemel, et siin me ka näeme, et siis sellist nagu suurt äh, pakkumist siin hetkel IPO turul veel ei ole. Et ta on endiselt taastumas, võib siis öelda. nii, lähme edasi ja siin on üks huvitav teema, mis ma tahtsin teiega jagada ja see tuli just seetõttu, et ma nägin sellist artikli Äripäevas, et mis selgitas, miks Palantir aktsia hind kukkus meil reedel 5% ja kirjutati, et Lähis-Ida konflikti leevendamise järel hakkas Palantiri aktsia langema. et Palantiri aktsia langes reedel enam kui 5% pärast seda, kui president Trump ütles seal midagi, et Lähis-Ida konflikt on nüüdseks läbi. Tegelikult, kui te vaatate mu videot regulaarselt ja vaatasite eelmine nädal, siis teie jaoks seda nagu langust ei tulnud üldse üllatusena, sest ma juba eelmises saates rääkisin, et kuidas siin Palantir nädalasel graafikul oli vastu pluss kolmateeri, et ei suutnud väga palju enam tõusta, oli vastupanu juures ja oli oodata juba sellist korrektsiooni ja ka päevasel graafikul meil oli nõrkus, et kui varem hind siin suutis tõusta vastu pluss kolmateeri, siis viimasel ajal ta jäi kauplema siin pluss kaksateeri juures, näitas siin ka Force indeksi poolt nõrgenemise märgi ja siin oli oodata juba sellist nagu korrektsiooni. ja põhimõtteliselt see korrektsioon toimus, minu jaoks see üllatust ei olnud, aga kogu aeg mind teeb nagu noh, selles mõttes paneb natukene naerma, et kuidas siis selgitatakse peale seda liikumist juba, et miks see liikumine on toimunud, et kui reedel oleks Palantir aktsiad tõusnud, siis see artikkel oleks ilmselt näed välja niimoodi, et Palantiri aktsia tõusis reedel 5%, rohkem kui 5%, sest NATO tippkohtumisel öeldi, et hakatakse kaitsekulutused tõstma ja see on positiivne Palantiri jaoks. ehk põhimõtteliselt sellist nagu uudist kirjutatakse juba seal, vaadatakse, mis juhtub hinnaga ja siis seal üritatakse sellele mingisugune nagu põhjendus leida. Ja siis ma siin niimoodi proovisingi klassifitseerida need uudised, et kuidas mina neid näen, et esiteks sellised uudised, millele ma üldse ei pööra tähelepanu, noh, vaid kui lihtsalt nagu panevad mind natukene naerma, et need, mis tulevad peale hinna liikumist, et kui on näha juba tehniliselt midagi võib juhtuda, see juhtub. Ja siis põhimõtteliselt üritatakse seda hinna liikumist kuidagi põhjendada, et need tavaliselt ei ole head põhjendused ja nad tihti isegi eksitavad. et võib-olla need, kes alustavad kauplemisega, investeerimisega, siis hakkavadki mõtlema, ahaa, et järgmine kord, kui see uudis tuleb, et siis see võiks mõjutada ka aktsia hinna niimoodi, aga tegelikult noh, see on kukkunud lihtsalt seetõttu, et ta oli tehniliselt üle äh, ostetud ja oli vaja korrektsiooni ja fundamentaalselt ka tegelikult me näeme, et Palantir on väga kallis, et P-ratio 570, tulevane P-ratio 178, price to sales on 100, põhimõtteliselt noh, selle valuatsiooniga siin -20% aktsia hinnas on võib-olla täitsa tavaline ja seal ei peaks mingi uudist tulema olema selle jaoks, aga jah, siis ajalehes ikkagi üritatakse kuidagi selgitada ja siis tulevad need naljakad artiklid, et kõige naljakam muidugi tuleb siis, kui turg hakkab näiteks alguses langema, siis kirjutatakse, et noh, seal tuli mingi statistika ja seetõttu turg langeb, päeva lõpuks turg tõuseb ja siis tuleb teine artikkel, et no turg tõusis, sest see uudis, mis tuli varem, mille peale ta langes, ei olnud nagu nii negatiivne investorite jaoks, et noh, tegelikult see ei ole üldse niimoodi ja see pigem nagu eksitab. Mis uudised on siis olemas veel, et tegelikult on olemas need uudised, mis toimuvad enne hinna liikumist ehk põhimõtteliselt need uudised, mis põhjustavadki reaalset hinna liikumist, mitte need, mis nagu põhjendavad seda hinna liikumist, et ja need on
tavaliselt kaks sellist nagu uudist võib-olla, mis on üllatus kõigile, ma kirjutasin ja üllatus enamikule. Üllatus kõigile, noh, selle näide me täna vaatame veel, see oli näiteks Himsi aktsia puhul, et kus aktsia hind ilusti tõuseb, tehniliselt näeb väga ilus välja ja siis tuleb mingi uudis. Himsiga näiteks oli see, et Novo Nordisk lõpetab nendega koostööd ja siis see on üllatus kõigile, sest aktsia hind ei näinud üldse seda, et seal võib midagi sellist juhtuda, et tehniliselt ta oli tõusvas trendis, tähendab seda, et siis kõik seal nagu enamik ostsid ja siis aktsia hind peale seda uudist teebki sellist nagu tavalist mingi gap'i või suuremat liikumist. Ja üllatus enamikutele, see tähendab seda, et aktsia hind juba enne seda uudist hakkab midagi tegema, et ma olen seda korduvalt näinud, et mõne aktsia puhul näiteks vaatad, et ta kaupleb, turg on üldiselt nõrk, aga see aktsia ikkagi tõuseb, aga seal mingi ostlemine käib, et ta lõpetab päeva tugevalt ja siis järgmine päev tuleb uudis, et firmat ostetakse välja või seal midagi tuleb veel ja siis aktsia käpab ja siis on juba näha, okei, keegi teadis ette, et keegi juba siin hakkas ostma, et selle tõttu siin tekkiski selline nagu tehniline patern. Ja siis jah, keegi oli seal juba sees ja siis, kui uudis tuli, muidugi enamik ei teadnud, seetõttu tuli ka selline nagu suurem reaktsioon. Et sellised kaks tüüpi uudiseid on siis tavaliselt on need, mis põhjustavadki hinna liikumist. Et jah, kui järgmine kord näete mingit uudist, siis võite siis selle klassitsiooni järgi aru saada, et kas see on siis uudis, mis reaalselt liigutas aktsia hinna või see on uudis, mis on tulnud juba peale aktsia hinna liigutamist, mis üritab kuidagi seda aktsia hinna liigutust põhjendada ja noh, suure tõenäosusega 99% tõenäosusega ta tegelikult eksitab tegelikult, mitte kui reaalselt selgitab, miks on aktsia hind langenud. Ja parema selgituse saab muidugi teen endale reklaami minu kanalist, et kui te regulaarselt jälgite, siis teie jaoks näiteks sellise Palantirele langus ei tulegi üllatusena, et ma olen sellest eelmises saades just juba rääkinud. Nii, lähme edasi ja vaatame mõned kvartaaltulemused, mis meil tulid eelmine nädal. Ja esimene ma võtsin siin FactSet Research System. FactSet põhimõtteliselt kauplejate investorite jaoks tuntud firma, ta pakub erinevad siis teenused nagu andmed, uudised ja muu sellega seotud põhimõtteliselt kapitaliturudega seotud ja üldiselt see on üsna hea firma, me näeme kvartaaltulemused, mis ta avalikustas, põhimõtteliselt enam-vähem vastasid analüütikute ootustele, et see on väga selline nagu hästi prognoositav firma. Nagu me näeme tema kvartaaltulemustest, siis ta on nagu väga stabiilne, käibe stabiilselt kasvab, kasum on siin suht stabiilne. Kui vaadata TTM trailing 12 months, siin on samamoodi näha, et selline nagu hea kasumi areng või käibe areng, et selline, noh, ta ei ole nagu kiire kasvav, vaikselt kasvav, selline kasumlik, väga hea kasumlikkusega. Ja põhimõtteliselt jah, selle tõttu analüütikud oskavad siin enam-vähem hästi ennustada, et mis tulemused tulevad ja nagu me näeme, et väga palju nad ei eksi. Hinnangu poolest hetkel on siis P-ratio 30K juures, tulevane peaks olema 24 ja Guru Foxi valuatsiooni järgi hetkel isegi veidi alahinnatud, et nagu me näeme, et siin see aktsia on tegelikult siin alates 2022 on olnud külgsuunas. Samal ajal käibekasv, me näeme, et sellest ajast on kasvanud ja see ongi just seetõttu, et ta on muutunud ülehinnatuks, et aktsia hind tõusis kiiremini kui need fundamentaalid ja siis nüüd aktsia hind põhimõtteliselt siin juba 3 aastat, isegi rohkem ootab, millal fundamentaalid jõuavad järgi ja millal aktsia hind hakkab poesti siin tõusma, no siis kui need hetkel juba ta hakkabki muutuma selliseks nagu noh, õiglaselt väärtustatuks, et siis kui käibekasv jätkavad tõusu, siis mingi hetk siin aktsia uuesti hakkab vaikselt tõusma ka. Ja see firma maksab ka tegelikult dividendid, teeb aktsiate tagasioste, et selles mõttes suht nagu selline safe, kindel investeering, samas siit ei tasu oodata sellist nagu suurt aktsiahinna tõusu ka. Järgmine kvartaal tulemus Micron. Micron raporteeris väga head kvartaaltulemused, et siin tuli kasum
$1.99 aktsia kohta, 30 senti, 31 senti parem isegi kui analüütikute ootused. Käibe kasvas 36,6% võrreldes eelmise aastaga, väga hea kasv. Ja siin ka oli analüütikute ootused ületatud ja isegi järgmiseks kvartaliks prognoos oli ka parem kui analüütikud ootasid, ehk põhimõtteliselt kõik oli hea. Aktsia hind siin noh, peale kvartaaltulemust üritas natukene tõusta, aga sulges päeva ikkagi –1%. Ja tegelikult, kui meil oli stream, siis ma striimi ajal ütlesin ka, et isegi kui siin tulevad head tulemused, aktsia hind vaevalt siin väga palju läheb tõusma, et pigem ta juba peale seda kvartaaltulemust hakkab siin korrektsiooni tegema. Jällegi põhjus selleks, et tehniliselt ta on siin juba väga palju tõusnud, ei teinud mingit suurt korrektsiooni veel, vastu pluss 3 siin juba pikalt kaupleb, ehk tal on juba vaja tehniliselt teha korrektsiooni. Ja noh, ajalehes me võime näha siis, et Microni aktsia hind ei tõusnud peale kvartaaltulemustest, tulemust, mis analüütikud ületasid analüütikute ootusi, ei ületanud neid piisavalt palju, võib midagi sellist nagu lugeda, aga tegelikult noh, me näeme, et aktsia hind siin on juba tõusnud enne kvartaaltulemust, et mõtlesin, need head kvartaaltulemused olid juba hinna sees ja tehniliselt ta on väga üle ostetud, lihtsalt seetõttu on siin vaja korrektsiooni ka. Kui me vaatame siin kvartaalselt, siis me näeme, et võrreldes eelmise kvartaliga meil siin käibe kasvas, kasum hakkas ilusti kasvama, muidu tegemist on sellise nagu tsüklilise ettevõttega, et seal noh, ta toodab sellised erinevad mälud, erinevate seadmete otstarbel ka siis nagu Nvidia kaartide jaoks vist nad teevad need mälud ja nii edasi, et siis põhimõtteliselt jah, me näeme, et siis nõudlus tegelikult siin on suht tsükliline, siin TTM graafikus seda on hästi näha, et 2022 oli ka hea käibekasum, siis vahepeal käibe vähenes, isegi kahjum tekkis ja siis uuesti uus tsükkel, uuesti käibe hakkas kasvama, kasum hakkas kasvama. Nii et siin kõik näeb välja ilusti, kuni siis järgmise tsükli aeglustumiseni. Hetkel seda veel analüütikud ei näe, me näeme, et siin P ratio 22 ja tulevane tegelikult on üsna mõistlik, 10 hetkel. Et isegi peale seda suurt tõusu tegelikult Microni aktsia ei olegi hetkel väga kallis. Ja siin me näeme ka Gurufox evaluatsiooni järgi, et tegelikult on siin fair'i väljud õiglaselt hinnastatud ja siin me näeme prognooside järgi siin võiks tulla veel tõusu. Noh, siin tegelikult tehniliselt, nagu ma mainisin, ta on üle ostetud hetkel, kui siin tekib korrektsioon libisevate keskmiste juurde kõrgem põhi, siin tekib järgmine huvitav ostukoht. Järgmine kvartaal tulemused selle aktsia kohta oli ka küsitud kommentaarides, et kui teil on huvitavad küsimused mingi firmade kohta, siis võite ka vabalt siis kommentaari jääda, ma loen kõik kommentaarid ja siis, kui tuleb hea küsimus huvitava firma puhul, siis kindlasti võtan seda ülevaatamisele ka oma saades. Nike'i kohta oli küsimus, et mis ma arvan sellest firmast ja no kuna siin tulid ka kvartaaltulemused, siis saamegi vaadata ja siis oma arvamust siin nii-öelda nagu formuleerida, et tulemused siis Nike'il tulid noh, selles mõttes nagu parem kui analüütikud ootasid, et kasum käibe olid parem kui analüütikud ootasid, samas käibe kukkus peaaegu 12% võrreldes eelmise aastaga. Ja kui me vaatame erinevad segmendid, et siin -14%, -9%, Ameerikas -11%, Hiinas -20%, põhimõtteliselt igal pool müügid kahanevad, et selle pilguga siis tundub, et tulemused ei olnudki üldse head. Aktsiahind reageeris küll siin tõusuga +15% ja ilmselt ka selle tõttu, et tulemused lihtsalt ei olnud nii halvad, nagu oli oodatud. Et kui vaatame kvartaalselt, siin me näeme, et kvartaalselt, kus on murekoht tekkinud Nike'il ja miks nende aktsiahind on siin alates 2022 on suure languse teinud, et just seetõttu, et käibe hakkas langema ja vaadake, mis juhtus kasumiga, et viimane kvartal oli üldse siin väike kasum, et kui niimoodi jätkub, siis järgmine kvartal võib olla üldse null või kahjum juba tekkida.
et see on tegelikult see põhjus, miks Nike aktsia hind on nagu kukkunud ja vaadates TTM trailing 12 months, noh, me näeme, et siin kuni 2023 tegelikult veel maini oli siin TTM vaatas selline tõus ja siis siin juba 2 kvartalit järjest algas see langus, aga kvartaalselt vaadates jah, seda on näha isegi varem ja hind nägi seda veelgi varem, et põhimõtteliselt hind hakkas langema siin juba 2022 aasta lõpust. Äh, mis siin veel huvitavad, siis valuatsioon hetkel 33, tulevane 28, et siin oodatakse ikkagi analüütikud, et kasum ikkagi hakkab taastuma, hetkel Guru-Foxi valuatsioonimudeli järgi moodasti undervalued, veidi isegi allahinnatud. ja noh, me näeme, et siin suurt kasvu tegelikult ei oodata, et pigem jääb samal tasemel enam-vähem, ehk põhimõtteliselt kui siit Nike hakkab taastuma, siis pigem ta taastub sellise nagu õiglase valuatsiooni juurde. aga vaadates peer ratio't, see võib olla isegi liiga kõrge, eriti kui nad ei suuda siis käibekasumi kasvu taastada. muidu Nike maksab ka dividendi, kuna nad olid kasumlik, midagi selle kasumiga tegid, et maksid dividendi ja tegelikult me näeme, et siin kvartaalselt nad tegid ka aktsiate tagasi osta. aga kuna viimases kvartalis vähem raha juba tuli sisse, siis me näeme, et siin tegelikult tehti vähem aktsiate tagasi osta, et see on tegelikult esimene asi mida lõpetatakse tavaliselt, siis järgmine võib olla see dividendi kärpimine. ja noh, üks põhjus, miks aktsia hind langeb, on ka see, et tegelikult firma ise ei osta oma aktsiaid, et ei toeta neid, et üks selline nagu oluline ostjakaup, et see ka mõjutas siis seda natukene. nii et jah, mida arvata siis Nike aktsiast, noh, kõik sõltub tema edasisest arengutest, et kuidas järgmised kvartalid tulevad, et kui käibekasum jätavadki langud, siis aktsia hind vaevalt taastub, võib-olla läheb isegi madalamale. kui aga hakkavad kasumid käivad taastuma, vähemalt enam ei kuku ja siis võib-olla hakkavad kasvama, siis Nike muutub juba võib-olla huvitavaks selliseks nagu investeerimiskandidaadiks, aga enne seda jah, natukene võib-olla vara, kas osta nüüd peale kvartaaltulemust, no me näeme, et siin 200-päevane libisev keskmine läks väljaspoolt +3, ilmselt siin lähipäevadel ta natukene taandub tagasi. ja tehniliselt see võib olla ka selline nagu kõrgema põhja formeerumine ja huvitav ostukoht, aga ainult lühiajaliselt hetkel. nii, lähme edasi ja vaatame paar firmat ka natukene detailsemini sisse. Nende kohta oli küsitud ja siis esimene aktsia oli, mille kohta oli küsitud, on Rocket Lab. et ma ise seda firmat väga palju ei jälgi, aga ma saan aru, et miks selle kohta tahetakse nagu teada, et mis sellest saab, et veel aasta tagasi seda kauplesin, oli võimalik osta hinnaga 3,70 ja hetkel ta on peaaegu tõusnud $37 juurde, ehk põhimõtteliselt siin aastaga aktsia hind on peaaegu 10-kordistunud. et noh, see firma Rocket Lab toodab siis nagu ka SpaceX erinevad siis raketid, mis saadavad kosmosesse erinevaid asju ja noh, aktsia hind siin tegi täpselt nagu nende rakett, et põhimõtteliselt tegi sellise nagu raketi, et aga kas see ongi siis hea aktsia, kuhu investeerida, et kas ta võib veel anda sellist nagu 10-kordset kasvu lisaks juurde? noh, proovime siis sellest aru saada. esiteks vaatame jah, et see tõus siin, mis siin on olnud, siin meil oli esimene selline suurem tõus, siis oli korrektsioon ja hetkel on selline teine tõusulaine toimumas. ja hind on hetkel siin juba jõudmas nädalasel graafikul +3 juurde. üldse see firma tuli börsile meil 2022, kui oligi selline nagu suur nõudlus IPO-de järgi ja me näeme, et siis said seda firmat müüa korraliku hinnaga, et siin veel väike haip oli, aga siis ta põhimõtteliselt aktsia hind langes ja üsna pikalt kauples siin põhja juures. ja milleks meil tuli siis selline tõus 2024, noh, kui me vaatame aastased arengud selle firma finantsidega, siin me näeme, et 2024 temal suurenes käive, et 2022 võrreldes 2023 ta suurenes veidi ja siis toimus selline nagu käibe kiirendamine. samas ta on jätkuvalt kahjumlik ja kahjum ka isegi veidi suurenes eelmine aasta. kuna ta on kahjumlik, siis temal ei ole peer ratio'd, price to sales ratio on 35 ja noh, üldiselt me näeme, et ta on väga kahjumlik, gross margin ka ei ole väga tugev, 24% kõigest.
ja operatsiooniline profilt on 44. Guru Fox evolutsiooni järgi me ka näeme, et põhimõtteliselt ta on muutunud väga ülehinnatuks. Et mis see kõik ütleb meile? Põhimõtteliselt seda, et osaliselt see tõus on nagu põhjendatud fundamentaalselt, et käibe kasvas, samas kuna ta on veel kahjumlik, siis tegelikult see näitab seda, et siin on tõus toimunud puhtalt ootuste tõttu, et siin on kõik ootused ja kui need ootused vähegi ei realiseeru, ütleme, et käibe jääb samal tasemel see aasta või natukene isegi langeb, kahjum natukene suureneb, siis aktsia võib väga kiiresti tagasi siia $3 juurde isegi madalamale tulla minna. Ja noh, kuna ta tegutseb ka väga keerulises valdkonnas, põhimõtteliselt need raketide kosmose saatmine ei ole mingi nätsu tegemine, ehk põhimõtteliselt neil võib seal mis iganes halvasti minna, et üks rakett plahvatab ja põhimõtteliselt see on ka võib-olla tähendab neile suurt kahjumit, et neil ei ole ilmselt odavad need raketid. jällegi aktsia hind läheb madalamale või seal hakatakse midagi uurima, et venitatakse midagi uute startidega või mis iganes. Teiselt poolt seal on ka tihe konkurents ja tegelikult seal on kindel liider olemas hetkel SpaceX selles valdkonnas ja peale Rocket Labi on seal ka teisi firmad, kes on hetkel sinna nagu ärile sisenemas. Nii et jah, seal on päris palju selliseid asju, mis võiks nagu veel valesti minna ja need ootused, mis hetkel tunduvad, et siin nagu prassitakse, et kõik läheb ideaalselt, et need ei pruugi siis pikas perspektiivis paika pidada. Ja kui me vaatame veel siin natukene täpsemini päevast graafikut, noh, päevane graafik tegelikult ka hetkel me näeme, et siin, kui ta tõuseb vastu +3 siis ta ka teeb korrektsiooni hetkel ka +3 juures, et lähiajal on siin jällegi oodata vähemalt lühiajalist korrektsiooni, aga kuna ta on ka nädalasel graafikul juba vastu +3, no siin on üldse võib öelda, et hetkel siin tõusupotentsiaal suht piiratud. Vaadates tema kvartaalset arengut, me näeme, et siin vahepeal oligi meil siis käibe kasv, aga viimases kvartalis käibe väheneski. Ja tegelikult me näeme, et iga kvartal ta põletab raha. -60 miljonit kvartalis, põhimõtteliselt ta põletab raha. Küsimus, kust ta seda raha võtab? Ja kui me vaatame tema bilanssi, palju tal raha on ja võlga, siin me näeme põhimõtteliselt raha iga kvartal väheneb, põhimõtteliselt ta põletab raha ja siin raha hulk suurenes, millega, et siin suurenes ka võlg, ehk põhimõtteliselt nad võtsid võlgu ja hakkasid uuesti seda põletama, et siin raha arv väheneb, võlg jääb samal tasemel ja siin viimases kvartalis nad jällegi natukene kasvatasid raha sellega, et võtsid võlga, et võlg jällegi suurenes. Et neil on siis 420 miljonit vaba raha, 60 miljonit põletavad kvartalis, et põhimõtteliselt neil on 8 kvartaliks veel raha. Kui 8 kvartali pärast nad ei hakka veel raha teenima, mis vaadates seda ajalugu tundub olevat kahtlane, kus nad veel võtavad raha, et edasi toimetada. Et noh, selleks ajaks neil peaks olema juba selline ärimudel, mis teenib raha, aga ilmselt seda ei juhtu. Ja mis siis juhtub? Kas nad saavad veel laenu võtta? See on ka veel veidi kahtlane ja kõige suurem tõenäosus see, et nad hakkavad oma aktsiat turule pakkuma, kuna aktsia hind on ka suht kõrge ja ta võibki olla suht kõrge seetõttu, et gurud näiteks, me näeme, kui me vaatame seda guru kauplemist selle aktsiaga, me näeme, et nad on siin soetanud seda aktsiat, kui ta oligi seal $3-4 juures ja siis, kui ta on tõusnud, nad on hakanud siin juba müüma. Ehk põhimõtteliselt peale seda aktsia tõusu hakkavad siin juba need, kes varem võtsid positsiooni, sellest väljuma kasumi fikseerima, pluss firma kindlasti kasutab ära seda olukorda, et saab oma aktsiat väga kallilt turule müüa ja siis lähiajal me näeme kindlasti sellist nagu aktsiate pakkumist, mis tegelikult ongi, turul ilmub suur müüja ja hakkabki oma aktsiat müüma ja kui neil selline nagu kasumlikkuseni minek veel veenib pikemateks aastateks, siis ilmselt nad hakkavad rohkemgi aktsiat väljustama. Ja põhimõtteliselt see ongi põhjus, miks aktsia hind ei pruugi nii kõrgel tasemel väga pikaks jääda. Vähemalt sellist nagu stabiilselt tõusu me selles aktsias ei näe enne, kui siin on juba selgelt näha, et see firma suudab muuta kasumlikuks.
et nii kaua see on siin kõik spekulatsioon ja ootused ja need kiired liikumised ülespoole võivad väga kiiresti ka tagasi tulla. ja siis see tsükkel võib ka veel paar korda korrata. Nii, lähme järgmise aktsia juurde. Ja järgmisena meil on siin selline huvitav aktsia nagu Dollar General, et seda aktsiat ma ka ei jälgi, aga kommentaarides tuli väga hea kommentaar, kusjuures, et oligi kirjutatud, kas siin võib olla tegemist sellise nagu trendi pööramisega, et muidu, kui me vaatame selle aktsia uusgraafikut, on olnud siin alates 2009 ilusas tõusvas trendis ja 2022 hakkas selline langustrend, aga see aasta hind on uuesti tublisti tõusnud. kas siin võib olla tegemist sellise nagu selle languse lõpuga, et võib-olla siin on põhi leidnud ja kas siit algab uus selline pikaajaline või jätkub selline nagu pikaajaline tõus. noh, vaatame selle firma fundamentaale ja proovime aru saada nii fundamentaalselt kui ka tehniliselt. Kõigepealt, miks siin on toimunud see langus, et me näeme, et tegelikult siin aastaselt vaadates firmal ilusti käibe isegi iga aasta kasvanud, ta on olnud kasumlik, aga viimasel aastatel siin, mis on juhtunud, on see, et kasvava käibe taustal tegelikult kasum vähenes. ja seda me näeme ka siis marginaalide graafikust, et siin gross margin on veidi langenud, aga need operatsiooniline ja puhas marginaal on langenud veelgi rohkem. ehk põhimõtteliselt nende ärikasumlikkus halvenes samal ajal kui siis käibed nagu suurenesid ja see oligi põhjus, et miks aktsia hind langes, et ma täna olengi juba näidanud, et kuidas aktsia või S&P 500 hind sõltub sellest, kui palju kasumit need firmad S&P 500 indeksis teenivad ja üksik aktsia kohta teenib ka, kehtib ka põhimõtteliselt seesama reegel, et aktsia hind sõltubki kasumist ja me näeme, et siin hakkas kasum vähenema ja siis aktsia hind tegigi korrektsiooni. Selle korrektsiooniga me näeme, et see aktsia maksab ka, see firma maksab dividendi. sellega läks dividendi tootlus rekordkõrgeks, et vahepeal ta oli siin üle 3%, aga viimase tõusuga see on veidi vähenenud 2%-ni. samas Dollar General tegi ka varem aktsiate tagasioste, me näeme, aga viimast 2 aasta ei teinud. see on ka üks põhjus, miks aktsia hind enam ei tõusnud, et üks oluline ostja oli puudu. et ilmselt jällegi selle, nagu me näeme, et sellise nagu kasum väheneb, et kõigepealt loobutakse sellest aktsiate tagasiostudest, dividendid nad veel säilitasid. nii, kui me läheme edasi, vaatame siin nädalast graafikut, et noh, nädalasel graafikul muidu on näha sellised nagu madalamad tipud, madalamad põhjad veel, et siin me juba näeme ainult esimese sellise trendi pööramise märke, et meil on olnud siin üsna tugev ralli siin põhjast vastu +3 ja meil siin tegelikult juba 20-50 nädalast libisevad keskmised pöörasid tõusva trendile, et see on juba esimene märk, et siin tehniliselt trend pööras. Kinnituseks või heaks selliseks ostukohaks võib olla korrektsioon libisevate keskmiste kõrgema põhja formeerimine, et selline nagu esimene kõrgem põhi kinnitus ja siis edasine tõus. kes ostab või kes võib-olla siin ostis, et kes juba usub sellesse, et firmal hakkab uuesti kasum võib-olla siis paranema, kuna käibe on kasvanud, tegelikult noh, mis seal võib olla, olidki võib-olla mõned investeeringud või nad hakkavadki kuidagi efektiivistuma oma siis äri, et saavadki sellest käibest rohkem kasumit ja see võib olla siis tegelikult üsna hea selline nagu kasumi kasvu võimalus ja sellega võibki meil siis hind hakata uuesti tõusma. Insiderid vähemalt usuvad sellesse, et kui me vaatame insiderite tehingute arvu, siin me näeme, et tegelikult selle langusega siin tehingud hakkasid tekkima. samas noh, mahuliselt insiderid ostsid väga vähe võrreldes sellega, kui palju nad müüsid tipus. aga see on ka mingil moel näite, et kui nad ikkagi ostavad, et siin me näeme, et varem oli ka tükiliselt siin mõned ostud olid, mahuliselt neid ka väga ei ole näha, aga kui vaadata graafikul, siis tegelikult see oli siis,
kui hind oli madal ja siis peale seda ta hakkas tõusma. et see võib olla ka üks selline näitaja, et kui insiderid siin usuvad, et nad suudavad siis firma tagasi hea kasumlikkusele viia, siis hind siin hakkab taastuma, siis nad ostavad. Ja veelgi rohkem ostavad tegelikult gurud ehk sellised nagu tuntud fondijuhid. me näeme, et siin nad ostsid väga palju 2017 enne seda suurt tõusu ja siis selle langusega tegelikult siin oli veelgi suurem ostlemine. et gurud siis usuvad sellesse firmasse. Gurud insiderid usuvad ja tegelikult ka institutsionaalsed investorid, et siin on institutsionaalsete investorite graafik, mis näitab meile, et siis, kui hind hakkas langema, tegelikult institutsionaalsed investorid siin üldse ei müünud. Nad isegi natukene suurendasid oma osalust, need on siis väga suured sellised nagu hedge pensionifondid. et need ka, neil ka ei ole usk kadunud sellesse aktsiasse. ja kui me vaatame kvartaalset arengut, noh, me näeme, et siin käive oli suht stabiilne, viimasel kvartalil võib-olla nõks isegi hakkas kasvama ja kasumlikkusega me näeme, et siin oli 2 kvartalit väga madal kasum ja siis viimases kvartalis ta hakkas natukene tõusma. Ja siin me ka näeme, et tegelikult peale seda kvartaaltulemust aktsia hind siis tegigi suurema hüppe. Ja siin on tegelikult väga tugev tehniline patern hetkel, et peale seda suurt hüpet, üldse peale seda suurt tõusu, aktsia hind üldse ei korrigeeri, ta korrigeerib nii-öelda külgsuunas. näitab seda, et siin väga suurt mingi survet ei ole ja ilmselt siin tuleb juba järgmine selline liigutus kõrgemale lähiajal. et jah, me näeme, et esimene kvartal kasum hakkas kasvama ja see kohe oli positiivselt vastu võetud, et kui see jätkub, siis tegelikult jah, siis võibki öelda, et siin oligi põhja tegelikult selline hea taastumine algas. Valuatsiooni järgi price to earnings ratio 21,8, tulevane peaks paranema 17, price to sales 0,61, et väga okei. ja vaadates GuruFox valuatsiooni mudeli, selle järgi hetkel on modestly undervalued, isegi et veidi allahinnatud. nii et jah, see on üsna huvitav tegelikult selline nagu leid. et tundub olevat, et tehniliselt päevasel graafikul siin on juba kindlasti trend pööranud, et siin me juba näeme sellised kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad. nädalasel graafikul ka on juba näha sellise trendi pööramise märki, et selline suurem, kõrgem põhi võib olla järgmine selline ostukoht, kui ta muidugi seda annab, et me näeme siin päevasel graafikul võib juhtuda seda, et ta ei hakkagi sellist nagu suuremat korrektsiooni teha, mis ka võib tegelikult üsna tõenäoline, et jätkabki otse siit nagu tõusu. et jah, üsna huvitav, fundamentaalselt paraneb, insiderid usuvad, gurud usuvad, institutsionaalsed investorid usuvad. ilmselt seal on ikkagi head väljavaadet selles aktsias. Okei, lähme edasi ja vaatame, mis meid ootab ees see nädal. see nädal meil kõige olulisem statistika tuleb neljapäeval, kuna reedel meil on turg suletud, tavaliselt non-farm payrolls tuleb meil esimene reede iga kuu, aga jah, kuna see reede turg on suletud, siis me saame non-farm payrolls neljapäeval, saame näha, mis seis tööjõuturul on ja siis meil tuleb paar ISM indeksit tootmise kohta, ISM manufacturing ja siis ISM services teenuste kohta. muud sellist väga olulist statistikat see nädal ei ole. kvartaaltulemustest ka üsna tühi kalender, et siit ma tegelikult ausalt öeldes ühtegi firmat väga ei tea, välja arvatud see Constellation Brands võib-olla. aga meil juba järgmine nädal hakkab juuli ja juuli keskelt meil hakkab juba uus kvartaaltulemuste hooaeg, et siis hakkab neid uuesti rohkem minema, et siis hakkame teada saama, kuidas siis firmadel teisel kvartalil läks juba see aasta. nii, lähme edasi, lähme nüüd turu täpsema analüüsi juurde. ja alustame siis kõigepealt nädalastest graafikutest, Russell 2000 ja S&P 500. ja siin me nägime üsna hea arengut eelmine nädal, et väga hea breakout, +4%, rohkem kui 4, peaaegu 3,5%. uus all-time high, impulss on roheline, väga hea tugevus Force Indexi poolt, et noh, siit on meil puhas tõusev trend. ja ka Russell
Tegi ka järgi +3%, väga hea tõus terve nädal, sulgemine nädala tipu juures ja Force Index lõpuks ka hakkas siin edasi kasvama. No siin nii suurt ostusurvet nagu S&P-s veel ei ole, aga juba üsna positiivne areng hakkab siin olema. Et nädalastel graafikul meil on väga bullish pilt. Päevasel graafikul siin meil formeeruski kõrgem põhja. See on see kõrgem põhi, mis ma tõin välja ka eelmine nädal võib formeeruda ja ütlesin, et see on kõige bullish stsenaarium oleks ja see meil siin formeerus esmaspäeval tuli ideaalne selline nagu sisenemiskoht, et me päris palju eelmine nädal võtsin pikkasid positsiooni ja terve nädal põhimõtteliselt me näeme, et siis hind jätkas siin tõusu, suht hea ostusurve. Russellis oli ka väga hea triggeriga siin formeerus V1 ostutrigger, väga hea toetus 22 ja 200 päevas libiseva keskmise juures pidas vastu ja me nägime ka, siin ei olnud nii tugevat tõusu, aga ikkagi eelmisest tipust saime kõrgemale, põhimõtteliselt kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad, see on tõusva trendi definitsioon. Ja ostusurve, jah, kui otsida siin midagi negatiivset, siin ostusurve tegelikult on siin vähenemas võrreldes eelmistega, aga vaatame, mis siis saab see nädal. Praegu vähemalt impulsid on jällegi siin rohelised, et keelatud shortida, et kõik on nagu väga bullish. Vaadates mu turuanalüüsi tabeli, siis me saame ka kinnituse selle nagu bullish olekule, et meil siin volatiilsus vähenes peaaegu juba jõudmas 15 tasemeni, kus ta oleks täitsa bullish. Aga juba see nagu volatiilsuse langus, see on ka omamoodi nagu bullish signaal. Kõik muud indikaatorid siin, Multivix, rämpsvõlakirjad bullish olekus, New High New Low isegi läks bullish olekusse eelmine nädal. Ja üldiselt selleks nädalaks siis ma panin juba ka täitsa sellise nagu bullish kommentaari. Vaadates need turuindikaatorid eraldi, noh, siin me näemegi põhimõtteliselt eelmine nädal ma jällegi tõin välja seda, et miks meil võib tulla suur ralli, just seetõttu, et siin samal ajal kui S&P 500 oli nõrkus, siis rämpsulekirjades oli tugevus ja varem see on viinud meil põhimõtteliselt väga hea rallini. Ma tõin välja just seda olukorda, mis meil aprillis oli, kus ma ka väga agressiivselt ostsin ja siis seetõttu ma siis juba esmaspäevast hakkasin siin juba väga agressiivselt ka ostma ja nagu me näeme, et põhimõtteliselt jällegi rämpsvõlakirjad andsid ideaalse signaali meil järjekordselt. Et kui te jälgite minu videot või rämpsvõlakirjad, siis ilmselt saite ka sellest eelmine nädal väga head kasu. Muidugi oma striimides ma olen juba reedest ka seda rääginud ja terve nädal siis näitasin, mis positsioonid mul on ja kus ma olen võtnud. Nii, siis mis meil hetkel on, no me näeme, et reedel natukene jäid pausile rämpsvõlakirjad, et siin meil hakkab juba gap suurenema, aga ilmselt nii pea nüüd sellesse hea impulsiga siin S&P 500 ei hakkagi langema, et selleks, et meil toimuks siis järgmine korrektsioon, peaks nägema, et rämpsvõlakirjad peatavad tõusu ja siis hakkavad juba ka langema. Et nad tavaliselt võiks siis langeda hakata natukene varem kui aktsiaturg, et siis hakkab oht tekkima, aga niikaua, kuni nad jäävad samal tasemel ja võib-olla proovivad veelgi kõrgemale tõusta, siis tegelikult see on üks positiivne veel aktsiaturu jaoks. Volatiilsus. Esmaspäeval me saime veelgi siin ühe sellise ostusignaali, et üks oli siin eelmine nädal ja siis korraks esmaspäeval viiks ka hüppas selle Bollinger bändist kõrgemale, siis sulges madalamal tasemel, andes meil ka siis sellelt ostusignaali ja siis terve nädal ta on langenud. Me näeme 15 tasemest ei ole veel kaugel. Et noh, kui see nädal jätkab langust 15 taseme juurde, see viib siis kõrgema hinnani S&P 500 indeksis. Kui ta hakkab siit juba uuesti tõusma, midagi seal turul tekib, mingi ootamatu uudis ja VIX hakkab hüppama, siis alles siis me võime näha siis korrektsiooni indeksites. Ja ka bullish percent indeks hakkas ka seda tõusu nüüd kinnitama, me näeme, et eelmine nädal hakkas tõusma. Päevasel graafikul näeme, et siin ta hakkas tõusma, noh, ei ole nii agressiivne nagu siis, kui ta tõusis siin meil täitsa põhjast, aga see korrektsioon ka siin ei olnud tegelikult väga tugev, et 65 tasemest ei olegi madalamale läinud ja nüüd siis uuesti tõuseme. Et siin jällegi, kui bullish percent indeks jätkab tõusu, siis see on kõik okei turu jaoks, et ta jätkab tõusu, kui ta hakkab siit uuesti langema, see hakkab olema esimene ohumärk, et siis meil võib tekkida järgmine korrektsioon aktsiaturul.
Ja New High, New Low indeks. Siin meil on siis turukapitalisatsiooniga kallutatud, me näeme, et tipud saavutasid uue tipu nii-öelda võrreldes selle tipuga, et läksime 2 triljonist 20 triljonist kõrgemale ja peaaegu siin jõudmas 30 triljonini. see on väga positiivne. Põhjad on siin praktiliselt ei ole ja siin me näeme, et see tipp ja see tipp, see on kõrgem. Siin on tipp kõrgemad põhimõtteliselt selliste nagu turukapitalisatsiooniga tipud kinnitavad meil seda tõusva trendi. Ja kui me tükiliselt vaatame, siin on ka põhimõtteliselt positiivne areng, et peaaegu 1000 uut tippu saime, põhjad lõpuks langesid 500 tasemest madalamale ja jätkavad langust, et põhimõtteliselt kui sama olukord säilib, siis me näeme kõrgemad hinnad ja järgmine ohumärk hakkab tekkima siis, kui põhjad hakkavad siin uuesti tõusma 500-st kõrgemale ja tipud hakkavad langema. See hakkab siis tekkima märk, et siis järgmine korrektsioon meil on tekkimas. Nii, siin veel väike reklaam novembri koolituse kohta, et kui teile meeldib just see saada teine osa, kus ma räägin tehnilisest analüüsist, turuindikaatoritest, aktsiagraafikutest, aktsia tehnilisest analüüsist ja nii edasi ja tahaksite teada, kuidas siis aktsiaid kaubelda, kuidas üles ehitada kauplemissüsteemi, et see oleks pikas perspektiivis kasumlik ja et teie kauplemine oleks mitte juhuslik, vaid selline nagu rohkem süsteemne, siis see koolitus ongi just teie jaoks, et koostöös Äripäevaga me teeme üldiselt seda koolitust 3 korda aastas, et see aasta 2 korda juba olnud ja viimane kord on meil siis see aasta 17.–19. november. Lingi selle koolitusele ma nagu ikka jaotan video all, et kui teil on huvi, siis võite vaadata ja siis registreerida koolitusele. Nii, lähme nüüd edasi TradingView juurde ja vaatame siin meie peamised indeksid koos ATR-kanalitega ka siis kauplemisidеed, mis mul selleks nädalaks on. Või kuidas on siis eelmiste nädala kauplemisidеed on käitunud. Siin me näeme S&P 500 nädalane graafik, et siin ma tõin välja viimased nädalad, kuidas oli oluline see +1 ATR kanal ja rääkisin, et kui me ei saa sellest nagu kõrgemale, see on nagu ohukoht, aga kui saame sellest läbi murdud, no siis ilmselt siin +3 ATR on järgmine tase, kuhu me võime tõusta. Ja eelmine nädal toimuski meil see teine areng, läksime +1 ATR-ist kõrgemale, saime kinnituse, et tõusev trend on. Läksime sellest vastupanust kõrgemale, all-time high tuli ja noh, nüüd on tegelikult suht tõenäoline, et me üritame siin vastu seda +3 ATR-i tõusta. Nädalasel graafikul, see on meil hetkel siis kuskil tase 6000, noh 6500, kui võtta selline nagu ümmargune, et 6400, 6500. Vaadates päevast graafikut, siin me hetkel näeme siis ideaalne kõrgem põhi, mis meil siin esmaspäeval formeerus esimese libiseva keskmise juures ja väga tugev ralli. Siin 2 päeva testisime seda taset, läksime ka sellest kõrgemale ja +3 ATR ei ole enam kaugel, et noh, suure tõenäosusega järgmisena me näeme siis liigutust vastu +3 ATR-i ja siis võib-olla meil tuleb korrektsioon, kus me testsime need viimased tipud, see vastupanu tase nagu toetus ja võib-olla kui see peab vastu, siis me saame järgmise sellise tõusulaine, et siin ka libisev keskmine tuleb juurde, et see oleks selline nagu ideaalne areng, mis võiks siin juhtuda ja hetkel tegelikult ma kõige rohkem põhimõtteliselt noh, arvan, et see on minu jaoks tegelikult üks kõige suurema tõenäosusega stsenaarium. Negatiivne muidu olekski see, et kui indeks hakkaski siit juba kohe langema ja läheks sellest tasemest kohe madalamale, et siis meil tekiks siin selline nagu võlts läbimurre sellest tasemest kõrgemale. Ja vot see oleks juba negatiivne, et siis hakkaks juba siin rohkem müügisurvet tekkima. Et see on selline vähem tõenäoline stsenaarium selleks nädalaks, aga jällegi, et turul võib juhtuda mis iganes, et tasub alati omada nii positiivsed kui ka negatiivsed stsenaariumid ja teada, mis hakkad tegema iga stsenaariumi puhul. Et nagu üks väljend ütleb, me kunagi ei tea, mida turg hakkab tegema, aga kui sa ei tea, mida sina hakkad tegema, siis mäng on kaotatud. Et tegelikult noh, turg võib teha mis iganes, aga sa pead olema valmis ikkagi kõikideks arenguteks ja sul peaks olema plaan, kuidas tegutseda nii ühel kui ka teisel juhul. Nii, NASDAQ, siin on samamoodi, et läksime +1 ATR-ist tegelikult kõrgemale juba varem, et testisime seda nagu toetust ja nüüd hind tõusis lausa vastu +2 ATR-i, et ka läksime tippudest kõrgemale, siin +3 ATR nädalasel graafikul järgmine
võimalik siht ja päevasel graafikul siin ka pluss kolm ATR ei ole enam väga kaugel, seega hind võib kõigepealt siis seda testida ja siis võib-olla läheme siin libiseva keskmise juurde, siin ka siis eelmised tipud testima nagu toetus. Dow Jones tegi isegi natukene kiiremat tõusu selle tõttu, et ta oli nagu nii-öelda mahajääja ja siis ta pidi natukene rohkem rallima eelmine nädal, mis on ka positiivne, näitab meile, et isegi need, kes jäävad maha, nüüd hakkavad selle ralliga liituma. Ja just mõned kauplemisidеed, mis ma täna välja toon, ongi sellised aktsiad, mis ei ole veel tõusnud, aga ongi valmis tõusuks, ehk põhimõtteliselt paljud aktsiad, ma ei olegi võtnud täna näiteks Meta, Microsoft, Netflix, sest nad on kõik juba pluss kolmateeriv nädalasel päevasel graafikul, et nad on noh, suure tõenäosusega nagu ka Palantir, enam neil on raske tõusta, pigem seal on juba oodata järgmist korrektsiooni, aga siis kuhu raha hakkab voolama, et siis põhimõtteliselt nendesse aktsiatesse, mis ei ole veel pluss kolmateeri juures, kus on veel sellised nagu ostupaterne ja seal võib olla rohkem potentsiaali, et siis põhimõtteliselt Dow Jones, jah, siin pidas vastuse 22 nädalane ja siis ta tegi suurema tõusu ja kohe läks pluss üks ATR-ist kõrgemale ka positiivne. Ta ei ole veel oma tippudest kaugemale läinud, ehk põhimõtteliselt tema jaoks on esimene vastupanu hakkab olema siin ja kui läheb sellest kõrgemale, siis Dow Jones saab ka oma vastu pluss kolm ATR-i nädalasel graafikul rallida. Ja päevasel graafikul siin ka formeerus libiseva keskmise juures ideaalne kõrgem põhi, esmaspäeval oli võlts läbi murre madalamale või üks ostutrigger ja siis me näeme, et järgmistel päevadel ta siin ralliski tugevamini kui ülejäänud indeksid. ja siis siin pluss kolm ATR ei ole enam kaugel, see võibki olla siis järgmine siht Dow Jonesi jaoks. ja Russell 2000 nädalasel graafikul, et ta on siin meil kõige nõrgem, et siin on veel see pluss üks ATR, ei ole üllatatud, et põhimõtteliselt see nädal vaatame, kas Russell suudab ka nädalasel graafikul pluss üks ATR-ist kõrgemale ja siis temal on tegelikult siin on olemas üks vastupanu ja pluss kolm ATR Russelli jaoks on raskemini saavutatav siht kui teised indeksid. aga kui isegi tema suudab sellest tasemest ja pluss kolm ATR-ini tõusta, no see on juba selline märk, et turul on juba kõik väga hästi. vaadates päevased graafikud, et siin ka nagu Dow Jonesis tekkis selline väga hea kõrgem põhja, 22 päevase libiseva keskmise juures ideaalne V1 ostutrigger ja päevasel jõudis juba pluss kaks ATR-ini, et päevasel siin pluss kolm ATR ja see tase on võimalikud sihid siis meil. ja kui hakkab toimuma korrektsioon, põhimõtteliselt siis päevasel graafikul libisevate keskmiste juures järgmine kõrgem põhja võiks vaadata, et seda siis kõikides indeksites. nii, vaatame siis kauplemise ideed selleks nädalaks, et Apple, see endiselt sama patern, mis ma tõin välja eelmine nädal. et siin meil on olemas selline toetus, mis sai juba üks, kaks, kolm, neli korda testitud ja allpool ülevalt meil on siis selline nagu langustrendi vastupanu, mida testisime siin ka üks, kaks, kolm korda. ja viimane test, mis ta hetkel siin teeb, et turg on üldiselt tugev, et Apple on turust väga nõrk. palju nõrgem on olnud ja põhimõtteliselt ta ongi üks selline mahajääja Magnificent Seven aktsiatest kõige nõrgem. ehk põhimõtteliselt, kui teised aktsiad on juba tõusnud ja raha on vaja kuskile mujale panna, noh, suuri aktsiaid palju ei ole, et siis raha võibki minna sinna Apple'isse, Apple teeb ka aktsiate tagasiostu, ise ka ostab päris palju aktsiaid tagasi, et siin võibki tulla see breakout ja siis ralli vastu pluss kolm mateeria 200-päevast libisevat keskmist. et ma endiselt ootan siin seda arengut, see on suurema tõenäosusega, et see toimub. muidugi vaatan ka seda, et kui ta üritab siit tõusta, teeb veel sellist nagu madalamat tippu ja hakkab langema võrreldes selle tipuga, siis tekib tõenäosus, et ta murrab ikkagi sellest tasemest madalamale, siis läheb vastu miinus kolm mateeria vastu seda taset. et see on teine areng. ehk endiselt kaks stsenaariumit on siin võimalik, hind pole veel sellist nagu 100% öelnud, et mis ta tahab teha. mõlemat võib jälgida, aga hetkel tundub, et see esimene, et läbimurdmine, liigutus kõrgemale, tugevad üldise turu taustal, see tundub olevat natukene suurem tõenäoline hetkel. Amazon, Amazoni ma tõin välja eelmine nädal.
et ta võib siin formeeruda väga head sellised kõrgemad põhja meil. Ja seda ta on põhimõtteliselt siin teinud, üsna hea kõrgem põhja formeerus, et isegi ta formeerus siin teisipäeval, et ei olnud vaja isegi esmaspäeval paljud positsioonid võtta ja hakkas ilusti tõusma, et nüüd ta võib tõusta siin +3 Ateri nädalasel graafikul. Et ma tõin välja just eelmine nädal, et ma hakkaks seda esimest kõrgemat põhja siit, seda kõrgemat põhja päevasel graafikul välja ostma ja põhimõtteliselt seda ma tegingi, et siis tunnisel graafikul, kui ma nägin, et siin põhi formeerus, hind läks libisõdas keskmist kõrgemale, et siin ma juba ostsin teisipäeval Amazoni, ta muidugi andis siin kõrgema põhja veelgi ühe sisenemiskoha ja üldiselt väga ilusti arenenud, et siin ta käis juba vastu esimest kasvanud orderi. Stop on juba siin tõstetud sisenemiskohast kõrgemale. Põhimõtteliselt väga hea positsioon osutus ja nüüd ma ootan siin teise kasvanud orderiga +3 Ateri juures päevasel graafikul Amazoni. Google tegi päris hea arengu, et siin ma ka tõin välja üheks võimalikuks stsenaariumiks, et kui ta siin libisevate keskmiste juures teeb kõrgema põhja, et põhimõtteliselt seda ta on teinud. Ja nüüd üritab siin rallida ja suure tõenäosusega nüüd üritab siin vastu +3 Ateri rallida. Siin oli huvitav areng ja siin ma kahjuks ei jõudnud positsiooni võtta. Siin just reedel vaatasin, kuidas ta hakkab siin tegema, jälgisin seda kõrgemat põhja, et siin tuli suurepärane trigger, aga siis ma mõtlesin, et ei hakka enne nädalavahetust võtma positsiooni, et siis esmaspäeval vaatan uuesti ja siis viimasel tunnil juba vaatasin, kuidas ta siin tegi suure tõusu, me näeme, et L-turul ta juba ka kaupleb kõrgemale, põhimõtteliselt siin jah, kahjuks ma magasin maha nii-öelda seda sisenemist, aga siin see oli põhimõtteliselt ja siin oli ka enne seda veel üks selline sisenemisvõimalus. Et kui te saite Google'is pika positsiooni, siis tegelikult jah, nüüd on suht tõenäoline, et ta läheb vastu +3 Ateri päevasel graafikul. Noh, kui ta mingil põhjusel teeb seal tunnisel graafikul veel korrektsiooni, siis ma hakkan seda jälgima. HIMS. Vot HIMS tegi siin üllatuse eelmine nädal, nagu ma juba tõin välja, et siin oli selline nagu uudis, mis oli üllatus kõigile ja me näeme, et siis peale uudist hind siin käpas madalamale. Miks see uudis oli üllatus? Noh, me näeme, et hind tegelikult siin tegi kõrgema põhja, hakkas tõusma ja reedel sulges siin oma tipu juures. Põhimõtteliselt siin on näha, et tegelikult seda aktsiat ostati ja siis, kui tuli uudis, siis see tuli üllatusena ja hind siin järsult hakkas langema, kusjuures see langus on olnud siin üsna tugev, et rohkem kui 30% hind langes. Ja lõpuks need, kes on shortinud, siin on päris kõrge short float, said siin mingi kasumid. Mis siis saab edasi, et HIMSi kohta ka oli küsitud, mis saab edasi. Et noh, üldiselt, kui me vaatame nädalast graafikut, siis siin tegelikult tõusev trend ei ole veel läbi, et me näeme, et endiselt siin kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad, hind oli +3 Ateri juures ja nüüd korrigeeris. Põhimõtteliselt see langus leidis toetuse täpselt siin 22 päevase nädalase libiseva keskmise juures. Noh, siin võib formeeruda järgmine kõrgem põhi, hind võib jätkata tõusu või me võime näha veel natukene sügavamat korrektsiooni. Me näeme, et tavaliselt ta teebki sellist põhja kas 22 või 50 nädalase libiseva keskmise juures. Põhimõtteliselt siin võiks järgmine kõrgem põhi formeeruda ja tõusev trend võib veel jätkuda. Et selle Novo Nordiski koostöö lõppemisega tegelikult noh, seal mingil moel ta mõjutab Hims and Hers Finance'i, aga tegelikult see ei olnud nende nii-öelda nagu peamine tuluallikas, et see moodustas neil mingi osa, aga võib-olla see ei ole nii negatiivne, nagu hind siin reageeris, et põhimõtteliselt selline suurem langus toimuski just seetõttu, et see oli üllatus, et keegi ei oodanud ja siis, kui hakati müüma siin, siis see tekitas sellist müügisurvet. Hetkel siin kukkus vastu -3 Ateri, hakkas põrkama. Noh, siin ma kogu aeg ei kiirusta, ostaks, et vaataks, kas hind suudab siin 22 päevast libisevast keskmist minna või see tuleb nagu tal vastupanu ja ta proovib siin veel korra võib-olla 200 päevast testida, alles siis hakkab uus selline tõus arenema, et tundub, et see teine variant on suurem tõenäoline, et ta natukene siin konsolideerib enne kui ta hakkab uuesti tõusma. Ja tegelikult oht hakkab olema, et kui ta siin 22 päevase libiseva keskmise juures teeb madalamat tipu ja siis hakkab
veel madalamat tipu tegema ja siis uuesti langema, et see oleks negatiivne. et hetkel ma kõige rohkem jälgin mu enda positsioon, mis mul siin oli, et ma jällegi sain sellise nagu üllatuse endal portfellis, et see aasta on juba 4. aktsia vist, eelmine nädal just ma rääkisin selle First Solariga, kuidas mul õnnestus või ebaõnnestus, et juhtus 2 nädalat järjest, et tihti sellist asja nagu ei näe, sellist nagu kaks mustluigu järjest. aga jah, minu positsioon oli siis, kui ma ei eksi, kuskil varem võetud või isegi siin juba ma võtsin seda pika positsiooni. ja siis, no kahjuks see positsioon ei jõudnud mulle vastu esimest kasumvõtu orderi, siis stopp mul oli tegelikult siin ja nagu te juba teate, et siis kui hind käppab vastu mind, siis ma ei tee midagi, põhimõtteliselt siin hind avanes läks vastu mu stopi kohe, ma stopi ei liigutanud, sain suurema kahjumi, kui ma lootsin, et kõigepealt mul oli siis stopp kuskil siin tasemel, ehk ma sain võrreldes oma stopiga 2 korda suurema kahjumi põhimõtteliselt. aga kuna ma riskin ühes aktsias 0,35%, siis siin oli mu kahjum 0,7% mu portfellist, ehk tegelikult minu jaoks ei olnud jällegi mingi nagu valus löök, et ma kiiresti siin väljusin ja tegelikult esmaspäeval, miks mulle meeldibki niimoodi nagu kiiresti väljuda, siis ma rohkem ei vaadanud seda aktsiat, et ta on muidu siin vahepeal veelgi rohkem kukkunud. et oleks ma selles aktsias sees jäänud, oleks seda jälginud, siis ma oleks maha maganud kõik teised head ostuvõimalused, mis meil esmaspäeval, teisipäeval tekkinud, aga ma siit läksin kohe välja, võtsin oma kahjumi välja ja läksin juba kohe teised aktsiad seal ostma, mis paljud tõidki mulle väga palju seda kasumit või palju rohkem kasumit, kui ma sain sellest tehingust nii-öelda kahjumi. Nii et säilitasin kapitali, säilitasin närvi ja siis kohe sain ka uutest võimalustest kasu. nii, lähme edasi. SMCI. SMCI meil on, hakkas ka väga puuline areng siin päevasel graafikul, et siin võib-olla isegi vaadata juba nädalast graafikut, et siin on ka tegelikult üsna huvitav areng juba toimumas. me näeme nüüd, et see 200 nädalane libisev keskmine tegelikult siin pindas vastu nagu toetus, siin meil formeerus selline põhi. nüüd hind tegi siin isegi kõrgema põhja ja läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale. siin on kõrge shortfall ka endiselt. ja päevasel graafikul siin me saime ka eelmine nädal väga head sellist toetuse põhja ja hind tõstis siin 22 päevas libisevat keskmist ja nüüd ilusti tõuseb, et siin ta võib vastu +3 ka minna. mul siin positsiooni ei ole. siin ma tegelikult jälgin, et kas ta annab siin tunnisel graafikul võimaluse siseneda, et ta siit põhjast üsna kiiresti tõusis ja nüüd, kui ta annab siin kõrgema põhja, siis see on see koht, mis ma hakkan SMCI aktsias jälgima. Tosta aktsia endiselt jälgin ka seda aktsiat, et siin ta on andnud väikse liigutuse eelmine nädal ja nüüd ma ootan siit uut sellist nagu tõusulaent, ta endiselt siin peale kvartaaltulemust väga head tõusu konsolideerib. siin kusjuures nagu ka Dollar General aktsias, et ta ei tee mingit korrektsiooni peale seda tõusu, vaid ta konsolideerib siin tasemel ja see viitab selle, et siit võib olla läbimurre ja liigutus kõrgemale edasi. kui siit vaadata tunnisgraafikut, et kuidas siin oleks võimalik siis positsiooni võtta, et ma muidu sain siin eelmine nädal siin võetud positsiooni, ta käis siin vastu +3 ja siis läks vastu stopi, et ma sain siin esimest väikest kasumit. siin meil tuli selline võlts läbimurre sellest tasemest madalamale, väga hea ka selline puuline märk ja siis peale tõusu me näeme, et siin reedel tegelikult esimene kõrgem põhi formeerus, noh, tahaks näha siin võib-olla natukene sügavamat sellist kõrgemat põhja liivisada keskmiste juurde, et see on see asi, mis ma hakkan siin natukene ootama ja jälgima, enne kui ma siit pika positsiooni võtan. Nutanix hakkas ilusti arenema, et siin ka tasub alustada nädalasest graafikust ja siin on näha, et ta nädalasel graafikul teeb siin liibiseva keskmise juures kõrgema põhja. see on see patern, mis mulle siin meeldib ja päevasel graafikul me näeme, et ta siin hakkas juba ka väga hea selline tase, siin oli võts läbimurre põhja ja hakkas nüüd kõikidest libisevatest keskmist astuma, et nüüd siin on ka oodata ralli vastu +3 päevasel graafikul ja tunnisel graafikul siin on juba väga hea areng, et siin meil on olemas selline topeltpõhi, esimene kõrgem põhi ja siin veel üks kõrgem põhi, et põhimõtteliselt selliseid nagu kohti, kus võtta pikka positsioon ja kas või ka selle ostutriigeriga oli ka võimalik siin
esmaspäeval veel vaadata, jah, tegelikult jah, siin võiks juba pikas positsioonis olla ja kui ei ole, siis kui ta läheb näiteks siit kõrgemale, et kinnitab seda viimast kõrgemat põhja, see on ka veel võimalik selline sisenemiskoht selles aktsias. Tesla, Tesla on olnud natuke nõrgem ja endiselt ta on siin selle konsolideerimistaseme juures, et mul oli seal eelmine nädal pikk positsioon, ta väikse jõnksu kõrgemale tegi, osalist kasumit sealt sai võetud väikest, aga tuli tagasi siia kanali juurde. Ja tegelikult siin on jällegi, saab Teslat vaadata kahte pidi. Mis ta nüüd edasi teeb, et kui ta siin konsolideerib ja läheb sellest kanalist kõrgemale, siis see on ost, aga kui ta hakkab siit juba madalamale murdma, see on juba tegelikult võimalus seda short ida. Et siin on muidugi ka 200-päevane libisev keskmine, et shortida on natukene võib-olla raske enne seda, et siin ta võib põrgata igast sellest libisevat keskmist, aga kui ta läheb ka 200-päevast libisevast keskmisest, siis vastu -3 ta võib suht kiiresti langeda. Et Tesla ka ei ole väga odav, ta on suht kallis ja temal müügid tegelikult ka hästi ei lähe. Et noh, siin on näha, miks selline osaline kasumivõit on hea idee just selle aktsia puhul, et ja üldse nagu, et kunagi ei tea, kas tõus nagu jätkub või ta jääb siin lühiajaliseks nagu siin, et siin ma võtsin positsiooni, siin võtsin esimest kasumit välja, läks vastu +3 tunnisel ja siis stopp oli break-even'is, siis ülejäänud osas see on midagi, aga põhimõtteliselt selle väiksega liigutuse kõrgemale ma ikkagi sain endale kasumireale mingi summa ja nüüd me näeme, et põhimõtteliselt siin on see tase, kus ta konsolideerib ja tunnisel tegelikult me näeme, et ta läks juba libisevast keskmisest madalamale. noh, kui ta suudab siit taastuda, läheb sellest tasemest kõrgemale, teeb kõrgema põhja, siis on ost, aga mul juhul jah, kui ta läheb siit madalamale, siis 200-päevane madalamale, siis on juba oht, et ta võib suuremat langust teha. nii, veel mõned kauplemisidеed huvitavad, et nad ongi just sellised, mis ei ole veel palju tõusnud, aga on juba tegemas väga head paterni. esimene on MongoDB, siin oli hea kvartaaltulemus, hüppas väljaspool +3 tegi korrektsiooni libiseva keskmise juurde ja nüüd on siin tekkimas selline kõrgem põhja. Siit võib vaadata seda tõusu vastu +3 ja vastu 200-päevast libisevat keskmist. tunnisel siin oli juba ka põhimõtteliselt ostutrigger juba oli, siin oli üks kõrgem põhi, siin oli üks kõrgem põhi. nii et võib vaadata tegelikult, kui ta juba läheb sellest tasemest kõrgemale, see võiks olla selline sisenemiskoht selles aktsias. PayPal, üsna hea areng, et siin oli selline nagu sügavam liikumine madalamale põhi ja siin siis hind läks kõikides libisotas keskmisest kõrgemale, testis meil siin 20, 200 päevas tegi kõrgema põhja ja nüüd võib teha ralli vastu +3 päevasel graafikul. ja siin tunnisel, siin oli põhi, kõrgem põhi, siin veel üks kõrgem põhi, oli ostuvõimalus, siin veel kõrgem põhi, oli ostuvõimalus. ja põhimõtteliselt kui ta läheb sellest kõrgemale, siin on juba jällegi selline väga pulline areng. Starbucks on järgmine, siin on ka sarnane areng nagu PayPal, Mongo, jah, nagu PayPal põhimõtteliselt kõige rohkem, et siin ta on tõstnud vastu +3 ja siis testib siin ka libisevat keskmist, et siin on nad kõik selline nagu klaster, 200-päevane libisev keskmine ja tundub, et siin ta tahab teha kõrgemat põhja ja siis järgmist liigutust kõrgemale vastu +3. tunnisel graafikul siin on ka väga hea areng, et siin on näha selline nagu põhi formeerunud, 3 korda testis ja nüüd siin esimene kõrgem põhi, põhimõtteliselt see on selline nagu võimalik ostukoht selles aktsias. ja siin on ka väga selge, kuhu saab panna stopi, põhimõtteliselt nendest põhjadest veidi madalamale. ja viimane aktsia on Airbnb. Airbnb on siin ka huvitav arengu teinud, põhjastad kõrgemad põhjad, siin tekivad viimane kõrgem põhi siin ka libisevate keskmiste klastri juures. et testis neid eelmine nädal, nad pidasid vastu nagu toetus, kõrgem põhi siin formeerub ja nüüd me võime näha ralli vastu +3 me näeme, et talle meeldib vastu +3 ka rallida. et siin tunnisel graafikul ma jälgin siis
Siin on näha põhi, esimene kõrgem põhi, no siin reedelt võib andis selle sisenemiskoha, ma vaatan, kui ta läheb põhimõtteliselt sellest kõrgemale või siin teeb väikse ilmsu madalamale kõrgema põhja, et on sealt sellised võimalikud trigger'id, ma hakkan siin jälgima. Lühikest müümise kandidaati mul väga ei olegi selleks nädalaks, et jällegi, kui ma vaatasin kõik aktsiad üle, et pigem kõik on juba kas tõusnud hästi või on andmas sellised nagu head paternid, nagu ma siin tõin välja. Ja muidugi rohkem infot, et mis positsioonid mul on, kus ma neid võtsin, mis kauplemisidee on ja vastused ka teie küsimustele otse-eetris, et need saab mu tasulisel kanalil see nädal, siis teisipäev ja neljapäev. Äh, minu poolt on siis kõik see nädal, et kohtume uuesti siis järgmisel esmaspäeval. Soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head.